aitäh kõigile, kes mu küsimustele vastasid. Et siis räägiks siis natukene täpsemalt Eesti olukorrast ja mis see tuumaenergia üldiselt üldse on siis. Nii, alustame siis. Tuumaenergia tähendab päris paljusid erinevaid asju. See võib ka tähendada näiteks tuumapomme, raadioisotoopgeneraatoreid ja nii edasi. Aga kui me räägime tuumaenergiast Eestis, siis see tähendab tuumaelektrijaama. Lisaks elektrile see võib toota ka näiteks soojust, ehk siis kaugküttega saab näiteks mingi linna ära kütta, nagu näiteks meil praegu põlevkivi elektrijaamadega köetakse Narva linna. Siis kütuseid on, teoreetiliselt on võimalik kasutada näiteks toorumi, plutooni ja nii edasi, aga kuna meil on vaja olemasolevat tehnoloogiat, siis on selleks uraan, ehk siis uraan kaevandatakse, siis seda rikastatakse, mis siis tähendab seda, et uraani on 2 tükki, on 238 ja 235, et rikastamine tähendab, et seda 235 nagu selle osakaalu tõstetakse, sellest tehakse siis tuumkütus. Tuumkütus pannakse siis reaktorisse, mis on siis elektrijaamas ja siis põhimõtteliselt see istub seal mingi aasta, poolteist, 2 aastat ja kogu selle aja see toodab siis väga suures koguses kuumust, mis muudetakse elektriks. Ehk siis nagu kõik soojuselektриjaamad, mingi asi toodab kuumust ja see muudetakse elektriks, et kui me vaatame siin pilti, et siin on siis see reaktorihoone, see suur, et kui te näete neid mõnda pilti tuumajaamas, siis reaktorihoone tunneb üldiselt üpris hästi ära, et see on selline silinder, peal on siuke väike kuppel tavaliselt. See on paksust raudbetoonist siis selleks, et reaktoreid kaitsta, et ma ei tea, mingi lennuk lendab sisse, siis nagu see takistab selle ära, reaktor jääb terveks. Siis tavaliselt selle kõrval on selline kandiline hoone, see on siis reaktorihoone, generaatorihoone, et põhimõtteliselt kõikides soojus- ja elektrijaamades on see olemas, siis kuum aur, mis sinna vesi pumbatakse reaktorisse, reaktoris siis aurustub ja siis see kuum aur suunatakse generaatoritesse ja siis generaatorid toodavad elektrit. Ja kindlasti on seal juures ka kontrollruumid, igasugused muud majad, alajaamad ja nii edasi. Nii, miks siis tuumajaamu ehitada? Et ajalooliselt on siis võib-olla põhjused peamiselt see, et esiteks see on puhas elekter, et kui ajalooliselt võib-olla söeelekter on selline kõige levinum olnud, siis söega kaasneb igasugust õhureostust, söe kaevandamine ka on selline keskkonda kurnav, et see on puhas. Ja samuti siis ajalooliselt on elektripuudus olnud kogu aeg, et on vaja juurde ehitada, siis see on lihtsalt üks variant selleks. Ja samuti on ka see elekter, mis on põhimõtteliselt 95% ajast olemas, võib ütelda niimoodi keskmiselt, et mis on üks kõrgemaid kõikidest elektritootmise võimalustest. Siis kui me räägime ka tänapäeval on juurde tulnud kliima soojenemine või see on siis nagu teadvustunud ja nagu inimesi huvitab see rohkem. Et siis kui me saame näiteks kasutada sellist mõõtühikut nagu grammi süsihappegaasi, mis on eraldunud siis kilovatt-tunni kohta ja mis on energiat toodetud, et siis tuumaenergia on üks madalamaid, et täiesti konkureerib tuuleenergia ja päikeseenergiaga, et need numbrid päris palju kõiguvad, sest et see oleneb, kus need toodetud on. Samuti ka siis, kus kohas need asuvad, eks, et nagu Eestis toodab päikesepaneel vähem kui näiteks Austraalias. Põlevkivi ja süsi ja on sellised umbes 1000 grammi süsihappegaasi kilovatt-tunni kohta, et gaasijaamad on see kuskil vahepeal umbes 500, et see on siin siukene 200-kordne vahe umbes, et see on täiesti märkimisväärne ja samuti kui me vaatame ajaloolist statistikat, siis tegelikult tuumajaamade ehitamine on, või see elekter, mis nad toodavad, see kogus on nii suur, et on võimalik väga suure koguse siis puhast elektrit võrku lisada. Et kui te vaatate seda graafikut, siis kõik see roosa on tuumaelekter, sinine on tuulikud ja kollane on päikesepaneelid. Et see on siis 5 aasta jooksul, nagu kui palju on suudetud lisada puhast elektrit. Hüdroelekter on välja võetud, sest et see oleneb nii palju geograafiast. Et see on nagu
muidugi väga palju tööd on tehtud taastuvenergiaga, et ma usun, et neid hakkab siia rohkem tekkima, aga kindlasti on tuumaelekter väga konkurentsivõimeline. Ja veel üks põhjus on see, et kuna kütus on hästi energiatihe, siis see lihtsustab logistilist poolt. Et kui me näiteks räägime, ma ei tea, maagaasist, siis Eestis ei ole maagaasi, mis tähendab seda, et seda peab ostma väga suurtes kogustes mingist teisest riigist, mis siis võib olla probleemiks, kui näiteks me ostaksime seda Venemaalt või kui me ostaksime seda näiteks Ameerikast, siis see peab olema laeva peal ja see peab nagu päris pika teekonna ette võtma. Samuti kui hinnad kõiguvad palju, siis pidevalt on vaja väga suurt kogust ei saa varuda. Aga tuumakütus on nii energiatihe, et seal ühes reaktoris on võib-olla mingi, oleneb reaktori suurusest, ütleme näiteks 50 tonni seda tuumkütust, mis on väga väike kogus, sest et see 50 tonni kestab seal aasta otsa umbes. Et seda saab varuda ja selle osakaal elektrihinnast on üpriski väikene. Nii, siis Eesti olukord praegu on see, et nagu Euroopa Liidu riigid kõik on võtnud siis vastu seadus, et aastaks 2050 oleme süsinikuneutraalsed, mis võib tähendada seda, et me mingil määral seda veel toodame, seda süsihappegaasi, aga siis me vähemalt võtame vähemalt sama palju tagasi. Üks väga hea viis, kuidas siis seda vähendada, on puhta elektriga. Ja tuumaelekter on üks nendest, et kui praegune plaan Eestis on ehitada umbes 600 megavatti maagaasil töötavaid elektrijaamu, siis maagaasil on see süsiniku jalajälg seal 500 grammi kilovatt-tunni kohta, siis tuumaelektril on see võib-olla 5, et see on 100 korda parem. Et see maagaasi asi ei lähe väga hästi kokku süsinikuneutraalsuse plaaniga ja samuti, kus me seda maagaasi ostame, on suht oluline küsimus. Sest et jällegi Eestis ei ole seda. Siis eelmine aasta võeti siis vastu põhimõtteline otsus, et tuumaelektrit toetatakse, ehk siis luuakse tuumaregulaator ja seadusandlus, mis siis võimaldab selle ehitamist. Et Eestis siis, kuna meil on väike võrk, siis see ongi suuresti põhjus, miks meil on vaja väikereaktorit, et see 400 megavatti on limiit, mis tuleb võrgust. Tüüpiline reaktor on võib-olla gigavatine, see on siis 1000 megavatti, et natuke väiksem. Ja kindlasti olemasolev tehnoloogia, sellepärast et uus tehnoloogia toob kaasa igasuguseid suuremaid kulutusi, mida ei oska ette näha. Ja meil on vaja ikkagi elektrit, mitte välja töötada uut generatsiooni tuumajaamadest. Ehk siis meil on veega jahutatavad siis kas survevee või GV reaktorid, mis on siis ka veel väikesed. Et sellised täitsa on disainitud, osad sellised jaamad on ka tänapäeval töös, aga võib-olla mitte kõige populaarsemad ajalooliselt. Aga neid kindlasti on olemas, nagu see esimesel slaidil, mis ma näitasin, seal oli 300 megavatine GV reaktor, et need on täitsa olemas. Nii, siin on siis üks selline plaan, mis on siis koostatud, et see põhimõtteline otsus oli siin tehtud, praegu me oleme siin selle koha peal umbes, mis tähendab seda, et Riigikogu peaks varsti hakkama menetlema seaduseelnõud ja siis varsti selle aasta jooksul peaks hakkama pihta tuumaregulaatori loomine. Et need on siis eeldused selleks, et üldse oleks võimalik tuumajaam ehitada. Aga muidugi, kui kellelgi on huvi tuumajaam ehitada, ükskõik kelle kas või siiteks, siis on võimalik luua firma, hakata tegema ruumiplaneeringuid, otsida välja reaktori tüüp, mida sinna ehitada ja seda saab paralleelselt teha. Siis saab esitada mingi hetk, kui see regulaator on valmis regulaatorile, selle regulaator vaatab kõik üle, et kõik klapib, ilmselt siin on väga palju omavahel läbirääkimisi ja siis põhimõtteliselt juba siin, kui meil siin on 2025, siis siin niisugune umbes 2032 või nii, isegi võib ehitus peale hakata ja väga kõige kiiremas korras optimistlikult aastal 2036 võib siis hakata võrku juba elektrit andma tuumajaam, et see on niisugune kõige kiirem variant. See siin muidugi on kõik tulevik, eks ole, me seda kindlalt ei tea, aga mis me kindlalt teame on seda, et seda seaduseelnõud hakatakse menetlema ja tuumaregulaator luuakse. Nii, räägime siis natukene ka ohutusest. Et meil on võib-olla 3 kõige populaarsemat õnnetust, Fukushima, Chernobyl ja 3 Mile Island. Et kui me räägime Fukushimast, siis seal oli ka looduskatastroof, tsunami, mida Eestis esineda ei saa.
Tšornobõlis oli üks selline katsetus, mida Eestis ka tegema ei hakataks, sest et jällegi Eestis on oluline, et meil on elekter olemas, mitte uut generatsiooni tuumajaamu välja töötada. Aga üks probleem, mis siis nagu neil kõikidel sai lõpuks saatuslikuks, on see, et jahutus katkes. Et kuna see tuumakütus toodab seal väga palju kuumust, siis jahutus katkes, see kuumenes üle, sulas seal üles või siis sulas nii palju, et seda ei saanud seal enam õigesti kontrollida. See probleem on esiteks väiksematel reaktoritel väiksem, sellepärast et väiksem reaktor, ta toodab vähem kuumust, tal on väiksem võimsus. Ja teine asi, mis on igas tuumajaamas olemas, on siis igasugused reservvõimekused, et seal pumpasid on võib-olla 2 korda, 3 korda rohkem, kui neid tegelikult vaja on. Üks läheb revist välja, siis seal on veel üks, mis seda asendada saab ja veel üks, mis seda asendada saab. Ja samuti on ka passiivsus, et näiteks konvektsiooniga on võimalik suurt osa seda kuumust ära juhtida ning näiteks võib olla ka mingi jahutus või mahuti selle reaktori kohal, et siis kui on vaja jahutust ja pumbad ei tööta, siis gravitatsiooni toimel see vesi saab sealt alla tulla ja seda jahutada. Ja kui me räägime üleüldiselt, siis tuumaenergia ohutuskultuur on võib-olla nagu üks kõige tasemel üldse, et kõik õnnetused, mis olnud on väga tõsiselt üle vaadatud, on tehtud parandusi ja nii edasi, et seal isegi siuksed tavalised tsiviilasjad, ikka kiivreid tuleb kanda ja nii edasi, need põrandal on märgistatud kõik, et kus kohast sa astuda võid ja nii, et see nagu väga tõsiselt võetakse ohutust. Ja kui me räägime nüüd tumemast väljas võib-olla kiirgusest natukene, et siis mul on selline asi nagu 0,1 mikrosiivertit aastas. See on siis, kui sa elad kuskil tuumajaama läheduses, et kui palju sa siis saad rohkem kiirgust. Aga see arv on 10 000 korda väiksem kui see, mida sa saad ükskõik, kus sa maakeral oled, lihtsalt looduslikust taustast. Ehk siis, kui sa selle nagu sinna juurde liidad ja natuke ümardad, siis sa ei näegi, et mingit nagu erissust oleks. Et Eestis meil võib-olla palju suuremaks probleemiks on näiteks radoon. Siis kui me võtame siukse statistika üldiselt, et kui palju inimesi on saanud surma siis mingi energiakoguse tootmise kohta, eks, et me saaksime võrdselt kõiki võrrelda, siis tuumaelekter on üks madalamaid. See võtab arvesse kõiki õnnetusi, mis juhtunud on. See peaks olema ka kaevandustes surma saanud, ehitusel surma saanud ja nii edasi. Et kuidagi taastuvenergia on ka väga selline hea, et suur põhjus, miks siis söeelekter, kaasa arvatud põlevkivielekter ja gaasielekter siis nii palju surmasid kaasa toob, on õhusaastus. Et kas seal on mingi mürgine asi, mis õhku satub või üleüldiselt lihtsalt osakesed, mis kahjustavad kopse. Söe puhul on ka näiteks päris palju radioaktiivsust eraldub tuha pärast. Et siis see numbrid, ma loodan, et näete, et see tuumaelektri oma on ikkagi üle 10 korra parem. Nii, ja siis kui me räägime siis, et äkki juhtub mingi tuumaõnnetus, kui sõda tuleb, et meil on üks Euroopa üks suurimaid tuumaelektrivõimekusega riik, Ukraina, on praegu täitsa sõjas. Ukrainas on päris palju tuumajaamu. Et sõda on juba mitu aastat kestnud ka. Mitte ühtegi tuumaõnnetust pole juhtunud Ukrainas. Ja kui me räägime ka elektri tootmisest, siis kuigi üleüldiselt on elektri tootmine kõvasti sõja tõttu vähenenud, siis tuumaelektri osakaal on endiselt seal umbes 50%, mis ta oli 10 aastat tagasi, mis ta aga moletat on ka praegu, mul nagu kõige uuemaid andmeid ei ole, aga vähemalt 2023 oli kindlasti veel niimoodi. Et nad täitsa suudavad elada selle sõja üle. Veel üks erisus on Zaporizhia, see on siis siin kohas, mis siis langes Vene kontrolli alla. Ja siis see jaam on sellepärast seiskunud, see elektrit ei tooda. See on saanud ka paar tabamust droonide ja mürskudega, aga nagu mitte mingi kriitiline osa. Seal jaama ümber on igast palju hooneid, neid on pihta saanud. Tuled on ära kustutatud, parandused on ära tehtud, mitte midagi hullu ei ole sealt nagu tekkinud sellest otseselt. Ja radioaktiivselt nagu ainet pole kuskilt välja paiskunud. Erandiks on siis Tšornobõl, aga seal on see sellepärast, et kuna seal tuumaõnnetus oli, siis see maapind on seal radioaktiivne. Ja siis kui sõjavägi sinna kaevikuid kaevas, siis paiskus seda tolmu ülesse ja see tõstis natuke radioaktiivset taset. Aga nagu see ei ole kuidagi nagu tuumajaamaga selles suhtes seotud, et see
see on natukene teine asi, et see maapind seal on selline. Nii, ja siis tuumajäätmed. Siin on üks pilt ka, millised siis näeksid välja tuumajäätmed, kui need on tulnud reaktorist välja ja siis mõne aasta pärast on need siuksed. Et 2100 tonni on siis umbes see kogus tuumajäätmeid, mis tekiksid, kui enamus Eesti elektrit katta 60 aastat ära tuumaenergiaga. 2100 tonni oleks siis sama palju vett, kui mahub umbes, kui te kujutate ette Türi ujulas seda suurt basseini. Umbes 7 sellist mahutaks 2100 tonni vett, kusjuures tuumakütus on tihedam, ehk siis tegelikult ruum läheb väiksem, aga seal jällegi, eks ole, kuna siuksed silindrikujuliselt, siis see ei mahu võib-olla nii palju neid ära, aga me suudaksime siia koolimajja praktiliselt mahutada kõik selle tuumakütus ära ja see on 60 aastat kogu elekter Eesti jaoks. Et ma ei tea, kui te olete käinud Ida-Virumaal, siis need hiiglaslikud tuhamäed, mis seal on, see on siis põlevkivi jäätmed. Siis kui see on sealt aasta aega, umbes 2 aastat on seal reaktoris olnud, see tõstetakse basseini jahtuma, kus see paar aastat jahtub. Seal see lihtsalt seisabki, vett pumbatakse, jahtub seal vaikselt maha, siis saab selle panna kuivhoidlasse, mis siis ongi pildi peal, et see on siis, seal on mitu kihti, seal on metallikiht, betoonikiht, nii edasi. Need on väga tugevad, näiteks on rongiga neile sisse sõidetud mingi 150 km tunnis, pole katki läinud. Ja need on ka väga ilmastikukindlad, kuna seal on mitu kihti, need on tugevatest materjalidest ehitatud, et see tuumakütus, tuumajäätmed siis näevadki välja, nagu siin pildi peal on, et see on päris tuumajäätmed. Nagu näete, ka inimene on siin samas kõrval, et sellisel kujul see ei oma nagu mingit ohtu. Ja siis, kui ei soovi, neid saab kuskil lihtsalt platsi peal hoida, et ei pea isegi maja ümber ehitama, mingi aeg muidugi tuleb ümber ehitada. Aga kui seda ei soovi teha, siis on võimalik rajada sügavgeoloogiline lõppladestuspaik, mida näiteks on teinud Soome. Samuti uued tehnoloogiad uurivad, et võib-olla saaks lihtsalt puurida ühe sügava puuraugu, siis ei pea ehitama sükest suuremat rajatist ja siis sinna puurauku saab sellised sisse panna, see kaetakse savi, betooni, mis iganes kihtidega ära, et sealt midagi välja ei lekiks. Et kui me ikka räägime seal, ma ei tea, miljoni aasta ladestamisest, siis võib juhtuda, et seal ikkagi see betoon seal natuke saab kahjustatud ajaga, et siis see on sellise koha peal, et see radioaktiivne aine ei lekiks ikka sealt välja. Aga seda ei ole otseselt vaja teha ja Eesti puhul on ka võib-olla lihtsalt variant tuumkütus, siis kasutatud tuumkütus saata tagasi näiteks riiki, kust on see esialgne tuumkütus ostetud. Või siis näiteks võib-olla saab ka mingi Soomega kokkuleppe teha, et mingi tasu eest nad ladustavad enda omades. Rahastus on niisugune tore teema, et kui me vaatame siis kõik kulud, mis selle jaama ehituseks ja käitlemiseks vaja on, liidame need kokku ja siis jagame selle energiakogusega, mis see toodab, siis me saame, ma panin 50–80 eurot megavatt-tund, mis on päris palju kõigub. Kusjuures isegi 80 eurot megavatt-tund on odavam, kui näiteks 2024. aasta Eesti keskmine elektri hind oli, et see selles suhtes on isegi see konkurentsivõimeline, 50 eurot megavatt-tund juba isegi võib ütelda, et on odav. Et näiteks meil on niisugune firma nagu Fermi Energia, mis siis on juba pikka aega plaaninud tuumajaama ehitust, siis näiteks hinnanguliselt see samune, mis mul esimesel slaidil oli, see 300 megavattine reaktor, 2 tükki sellist ehitada, siis see võiks minna maksma umbes 3 miljardit eurot. Ja selle ehitus on siis planeeritud täielikult erakapitalile, ehk siis riik ei toeta rahaliselt üldse, riik toetab ainult läbi tuumaregulaatori ja selliste asjade. Et siis miks on oluline saada oma kapitali ja seda laenu osakaalu vähendada, on see, et intressimaksed lähevad muidu päris suureks. Aga siis 40%, natuke üle miljardi eurot, mis peaks siis saama oma kapitaliks, siis näiteks Eesti Energia, Läti energiafirma, Soome, Rootsi energiafirmad võiksid seal ära katta, et neil on piisavalt raha selleks. Kusjuures hea oleks ka saada Soome ja Rootsi, sellepärast, et nemad suudaksid pakkuda ka tehnilist tuge. Et kuna Soomes ja Rootsis on tuumaelektrijaamad olemas, need saavad aidata välja koolitamisega ja nii edasi. Siiski mingi osa võiks jääda ka laenuks, et selleks, et siis riski vähendada mõnes mõttes, finantsilist riski. Et kui raha tuleb mitmest erinevast kohast ja kui nüüd midagi läheb halvasti või raha juurde vaja, siis on nagu rohkem võimalusi, rohkem kohti, kus seda nagu raha saab.
kui me räägime siis, kuidas see hind siis nagu jaotub või see kulud jaotuvad, siis jaama ehituse alguses, kui ta on võib-olla see hetk, kui ta esimest korda on tööle pandud, siis on umbes nii, et kapitali maksumus on kõige suurem. Kapital on siis kõik need rajatised, mis on nagu ehitatud füüsiliselt. Kõik need suured hooned, reaktor ja nii edasi. Siis palk oleks võib-olla järgmine kõige suurem kulu. Siis intress võib täitsa vabalt olla sellest tuumakütusest kallim. Ja samuti on seal igasugused fondid, et tuumajaam rahastab ise enda lammutamist näiteks. Ja samuti kütuse ladestamist. Et see muidugi muutub aja jooksul, et mingi hetk intress makstakse ära, kapital makstakse ära ja siis jääb kõige suuremaks osaks jääb palk, siis võib-olla kütus ja siis mingi osa on seal veel natuke kapitali, et kui on vaja teha mingeid suuremaid remonte, nii edasi, uuendusi jaamale, siis selle jaoks rahastab ka. Aga mis see siis tähendada võiks, on see, mida me ka näeme maailmas, et need 60 aasta vanused tuumaelektrijaamad toodavad elektrit, võib-olla toodavadki seal 50 eurot megavatt-tund, võib-olla isegi mõni 40 eurot megavatt-tund, ehk siis nagu tegelikult tuumaelekter võib täitsa vabalt minna odavamaks ajaga. Ja ma arvan, et mul ongi nüüd kiire ülevaade ära antud, et mõned materjalid, mis ma kasutanud olen, kui keegi tahab edasi lugeda, võib minu käest muidugi küsida, kas praegu, ma ei tea, kas jõuab, ükskõik millal kooli peal võite stuudiumisse kirjutada, aga palun vastake ka minu küsimustele. Et seal täitsa piisab lühikestest vastustest ja see on muidugi suur ja lai teema, ma ei jõudnud kõigest rääkida praegu, ma loodan, et ma need tähtsamad asjad rääkisin vähemalt pealiskaudselt läbi.